29. videoloenguga sarjast Kaukaasia eestlaste ajaloost. Täna jätkame eelmise loengu teemat Kasinka Almest ja räägime, ja selle pealkirjaks ma panin veepuuduse Almeel ja katsed asuda mujale. Tänase loengu teemad. Vaatame, kust tulid esimesed talupojad Almeele. Millised probleemid neil seal olid? Suurimaks veepuudus. Uue elukoha taotlemine. Katse asuda ümber. Pingelised suhted võimudega. Ja lõpetuseks ülevaade telegraafi ajaloost Eestis ja Kaukaasias. Kust siis tulid need talupojad, kes 1869–1870 aastal asusid elama sinna Kasinka Almeele? Sellele on võimalik leida vastus ühes mahukas toimikus Stavropoli Krai arhiivis, kus on siis väga palju dokumente ja selle toimikus on nimistu järgi 444 lehekülge. Mõnel leheküljel on ju teadagi veel pöördet, ehk siis tegelikult üsna mahukas dokumentide kogumik. Kuid probleem selneb selles, et mul ei ole õnnestunud seda toimikut näha, kuigi olen korduvalt üritanud nii koha peal kui läbi sellest koopiate tellimise seda saada. Ma olen seal koha peal käinud 3 korda, aga seda toimikut tellides mul iga kord antakse vastuseks, et see on halvas füüsilises seisundis ja sellepärast seda hoidlast ei väljastata. Selliste toimikute puhul tavaliselt tehakse restaureerimine, aga kuna see ei ole nende jaoks prioriteet, siis ei ole teada, kuna see füüsiline seisund siis parandatakse ja kas üldse. Õnneks ükskord õnnestus see toimik uurimissaali tellida ja seda uurida Rudolf Vahopskil, kes elab ise Stavropolis ja kelle esivanemad olid ise Altmäelt või Almäelt siis ja kes tegeleb ka selle küla ajaloo uurimisega. Ta on koostanud ka päris mahuka genealoogia selle küla elanike kohta. Kuid sugupuu uurijana teda huvitasidki eelkõige isikute andmed ja nimed. Ja sellepärast, nagu on kombeks ka paljudel Venemaa arhiivides käijalt, ta lihtsalt käsitsi kirjutas välja sellest toimikust isikute nimed ja siis ka need kohad, kust nad siis saabusid. Siin on siis näha see nimekiri enam-vähem sellisel kujul, nagu ta Rudolf kirja pani. Selles esineb ka korduvaid nimesid. Selle nimekirja sissejuhatuses on Rudolf ka öelnud, et isikute ja mõisate nimed ei pruugi olla korrektsed, kuna see käsikirja ei olnud hästi loetav. Ta ei öelnud, et see oleks nagu füüsiliselt midagi oleks tal viga olnud, tal tõenäoliselt olid tal lahtised lehed. Ja kui arhiivis on selline reegel, et kui toimikus on mitte kõitest nagu lahti tulnud lehed, siis seda enam ei väljastata. Ta on selle nimekirja ise avaldanud oma veebis, Alme Podgornaja vist on ta seal, ja lubanud selle avaldada ka Eestis Andres Aule dokumentide kogumiks, kuid selle avaldamine on pikalt viibinud, sest oleme tahtnud kõigepealt Andresega kõik nimed üle kontrollida ja verifitseerida või täpsustada hingerevisjonide ja personaalraamatute järgi, et ei oleks nagu vale nimesid.
ja samal ajal, kui seda olen teinud, samal ajal olen ma ka need pered sisestanud ka oma andmekogusse Venemaa keisririigi lõunaalade välja rännanud eestlased ja nende järglased. Päris kõiki nimesid ei ole õnnestunud isegi leida, kuid üldiselt on see nimekiri tänaseks verifitseeritud. See nimekiri, see tabeli roheline taust, kui me sinna hakkame allapoole kerima, näitab seda, et ma olen need nimed, nendega on kõik korras ja nad on nagu üle vaadatud minu poolt ja sisestatud. Esimeses tulbas me näeme, et rida numbreid ja need tähistavad siis lehekülgi, kus see parasjagu see nimi siis oli eksisteeris selles toimikus. Nagu siit on näha, siis mõned nimed esinevad päris mitmes nimekirjas või nende kohta on mingisugused eraldi dokumendid. Kuidas tahaks, et neid dokumente uurida lähemalt just ajaloolisest seisukohalt ja sealt huvitavat infot leida ja äärmiselt kahju, et see ikkagi ei õnnestunud. Vaatame seda nimekirja siis natukene lähemalt, et saada ülevaade, kust need talupojad siis andmele jõudsid. Tabeli uurimisel näeme, et see koosneb omakorda veel nimekirjadest. Seda nimekirju ei ole siin väga jälgitud, tõenäoliselt mõned võib-olla olidki üksikutes dokumentides ja siis seal numbrit ette pole pandud. Ja juhuslikult esimene nimi selles nimekirjas on Jaan Jaanipoeg Kremm, kes on minu vaar vanaisa. Ja kui siia allapoole kerida number 8 juurde, siis siit on näha Johannes Janovitš Kremm, eks ole, ehk siis kes on siis minu vaarisa. Kuna ta oli juba täisealine, siis ta pandi nimekirja perest eraldi iseseisvalt. Selles esimeses nimekirjas, mis siit esineb, on 28 peret. Kui siit jälgida seda, kuidas on pandud kirja see siis Rudolfil, siis esimesed 16 nime on kõik Hiiumaalt. Siin on Kärdla, Reigi, Kõrgessaare, Käina, Vaemla, Putkaste, Mõisjate aladelt. Siin tuleb märkida, see ei kehti teiste kohta, aga kui rääkida minu vaarvanaisa Jaanis, siis tema tegelikult oli sündinud Alavere mõisas Harjumaal, kuid millalgi 1835. aastal nähtavasti Alavere mõisnik Understenberg, kellele kuulus ka 1829. aastal rajatud Hiiu-Kärdla Kalevi vabrik Hiiumaal, nähtavasti vajas sinna vabrikusse töölise ja siis viis oma osad talupojad, sealhulgas siis minu vanavaarisa Hiiumaale Kärdlasse. Osad nimekirjas on nähtavasti ka pered, kes on Rootsi päritolu, siit on kohe näha teise nime all on Tarning ja siis on Taking ja siin on neid veel mitmeid sellise nimega. Siit on näha ka seda, et Kirsti Taking on siin ja Johannes Taking, nii et ühest perest nad on pärit, aga lihtsalt siis on eraldi kirjas. Nende hulgas on näha ka siis lastega lesknaisi ja siis on siin üks huvitav pere või tegelikult 2 õde on siin, kes on Greet ja Liisa Espenbaum, kes on siis läinud ka üksi sinna ilma pereta.
nimekirjad on nähtavasti Eestimaa Kroonupalati andmed, mis on koostatud siis, võetud siis niisugune nagu väljavõte revisjonist ja sellepärast on siin näidatud revisjoni aeg ja eelmise revisjoni ja siis viimase 1858. revisjoni aeg ja siis on vanused on antud selle revisjoni järgi. Ja selliselt on nad siis tabelina esitatud ka. Ja siin on siis mõis või kreis ja mõis, kus kohalt siis see talupoeg pärit on. Mõnes kohas on märgitud ka, kui see isik on ühest mõisast teise liikunud, siis siit altpoolt näeme, et on näidatud ka selle eelmise mõisa asukoht. Ja veel üks asi, et see vanused, mida ma siin enne mainisin, on näidatud, aga siit on kohe näha, et kui lapsed on nooremad selle revisjoni ajal 1858 polnud veel sündinud, siis nende kohta vanust nagu märgitud ei ole tegelikult. Need on siis tegelikult tuleb märkida seda veel lihtsalt kõrvalepõikjaks, et need, kes olid juba varem ühest mõisast teise liikunud, need olid ka alati altimad ka väljarändamisele edasi, sest et nad on nagu juba korra liikvele pääsenud. Kui me nüüd vaatame edasi peale selle siis Hiiumaa perede, esimeste perede, siis me näeme siin alates 17. on siis Harjumaalt 8 peret Raasiku Paunküla mõisate aladelt. Neile järgneb siin siis 3 peret Järvamaalt ja 1 Virumaalt. See geograafia, mis ma siin mainisin, Hiiumaa, Järvamaa, Virumaa, see vastab täpselt sellele, millest me rääkisime selles loengus, kus ma rääkisin näljahädast Eestimaal ja selle väljarändamise palaviku tekkimisel. Järgmises nimekirjas on siis edasi jällegi pered Järvamaalt, Virumaalt, Läänemaalt, Haapsalu pastoraadist, 1 isik Paidest, Paide linnast on siin olemas, siis 6 peret siis Harjumaalt Nõva mõisast, siis tuleb jälle Hiiumaalt ja Läänemaalt, siin on nende hulgas on ka see Vahovski, kes on selle nimekirja üles kirjutanud, tema esivanemad on ka Eestist sellise nimega välja rännanud, nii et siit sekka tulevad mõned pered veel Järva-Virumaalt, siis tuleb väga pikk nimekiri isikutest, kellele kohta on siin vahemärkused, need on passid, mis on antud välja Virumaalt ja see nimekiri on 107 peret siin. Ja 1 pere siis nende hulgas 107 hulgas on siin Harjumaalt. Sekka eksinud, aga nagu näete, see on väga pikk nimekiri. Ja 107, jah. See on juba Harjumaalt 107. Siis edasi on siin juba tuleb veel Virumaalt ja siit alates 109. hakkab pihta see samanegi juba Liivimaa talupoegade peredest, kelle passid oli siis välja antud Tartu Kroonupalati poolt ja kelle hulgas on siis Viljandimaa
Pajusi ja Lustivere mõisaaladelt, nende hulgas ka hiljuti meie hulgast lahkunud Hilda Saba, kes on uurinud siin väga palju Kaukaasia ja eestlaste repressioone ja kogutud dokumentidest välja andnud päris mitu raamatut, Hilda Sabo esivanemad. Edasi on taas Järvamaalt, Virumaalt, Harjumaalt nimekirjad. Seejärel jälle Adavere on siin, esineb päris 9 peret Liivimaalt, Adavere, Imavere ja Põltsamaa meelaladelt, 1 pere Haapsalu pastoraadist, 2 peret Virumaalt Kalvi mõisast ja siis siit on jah see Kalvi mõisast ja siis on jälle 9 peret Pajusi ja Põltsamaa aladelt. Siis on 10 peret jällegi Järvamaalt, 4 peret jälle sellest Virumaalt, taaskord 2 peret siis Liivimaalt, Pilistvere kihalkonnast Kabala mõisast, jälle 10 peret siit siis Imaverest, 1 pere jälle sellest Järvamaalt ja lõpus on siin veel 7 peret. Siin vahepeal oli veel, eks ole, 3 peret on siis Raadi mõisast ja Luunja aladelt, Raadi ja Luunja peredest on siin 3 peret ja siis edasi taas 9 peret Järvamaalt, 4 peret Ilmavere Tapiku aladelt, 2 peret siin on ja siis lõpus on siin 7 peret erinevatest Eesti ja Liivimaa aladelt, need, mis mul siin punasega on, sellepärast, et need on ekslikult, mõisad on siin valed märgitud ja need tegelikult nende hulgas on siis 3 peret Pärnumaalt, nende hulgas me näeme siit ka Melikovi, Peeter Melikovi, kelle nimi esineb mitmel palvekirjal. Kui kellelgi nüüd tekkis huvi selle nimekirja vastu, mida ma just näitasin, aga ma ütlesin ka seda, et seda ei ole praegu kusagil sellisel kujul avaldatud, kuid andmed sellest nimekirjast on kõik sisestatud andmekogusse. Kuidas siis sellest andmekogust nad üles leida? Selleks on 2 võimalust. Kui te just ei tea allikat kohe sisestama hakata, siis on 2 võimalust. Üks on see, et te teate kellegi nime, kes elas seal Almekülas. Ja teine on, et te otsite üles Almeküla elanikud ja mõlemal juhul, võtame selle isiku nime praegu, mõlemal juhul on vaja vaadata sellest ette tulnud nimekirjast isikas, kelle sünniaasta on varasem kui 1858 aasta, ehk siis ta on kindlasti revisjonis olnud. Siis on kindel, et te leiate selle nimekirja ülesse. Võtame selle lahti, isiku lehe vaate ja nüüd vaatame peale Eestit. Esimene elukoht, mis tal märgitud ongi Stavropoli kubermang, Aleksandrovski maakond, Almeküla. Reeglina daatumideks on siin 1869-70, sellepärast et see nimekiri on sel ajal koostatud. Ja siin on nüüd see allikas, mida meil nagu oleks vaja. Võtame sellest allikast, kopeerime 2 esimest
sõna, sisestame selle allikate lahtrisse ja valime siit selle meile ette antud allika ja paneme otsima. Ja leiamegi 972 nime, mis on sellest nimekirjas sisestatud. Ja nüüd on võimalik siis juba kitsendada seda otsingut vastava nimega või sirvida seda nimekirja siin avades vastavad huvipakkuvad isikud. Eesti ja Liivimaalt saabunud peredele ei meeldinud see koht ka siin Kapadkornajas, kuhu võimud lubasid neil asuda, sest seal oli suur veepuudus. Seepärast hakkasid eestlased paluma võime asustada need teise paremasse kohta. Eriti aktiivne uue koha otsimise eestvedaja oli Madis Kurkus. Temast peame me rääkima edaspidi veel põhjalikumad. Kaukaasia asevalitseja peavalitsused departamentu toimikus ja teistes arhiivides leidub mitmeid Madis Kurkuse allkirjaga palvekirju, mis algul kajastusid soodustuste ja laenude saamise ning nigrotikohustused vabastamise soove, ent hakkasid ajapikku üha tungivamalt sisaldama palvet asustada eestlased ümber mujale paremasse kohta. Selleks sõitsid Madis Kurkus ja Tõnu Lippart muuhulgas ka siin Kapadkornajas Tiflisi ning esitasid seal 28. märtsil 1872 asevalitsejale palvekirja 300 Eesti pere nimel. Nad kirjutasid, et on teadlike inimeste käest eraviisiliselt kuulnud, et keiser on lubanud soovijatele asuda Kaukaasias vabadele maale ja et kõikide Venemaa kubermangudest ümber asuda soovijatele annab valitsust rahalist tasu ning vabastab nad maksudest ja negroti kohustusest. Kurkus ja Lippart väljendasid rahulolematust selle üle, et nad kohale saabudes olid sunnitud maad ka siin ka kogukonnalt rentima. Nende abipalvetele vabastustunnistuste saamine Eestimaa ja Liivimaa kubermangust on Stavropoli kroonupalat vastanud eitavalt. Nad on palunud asustada end ümber Kanglõi auli, kuid saanud selle kohta Naguti vallalt eitava vastuse, sest seal vabad maad ei olevat. Otsigu eestlased seda teistest kubermangudest ja parem oled võtta eestlaste asemel vene talupojad, sest eestlased ei suutvat maad korralikult harida. See Kanglõi oli üks 4 kohast, mida Stavropoli kubermangu valitsus pakkus 1864. aastal kreeklastele, kellele see ilmselt siiski ka ei meeldinud, sest sinna elama ei asutud. Edasi kirjutasid Kukrus ja Lippart oma palvekirjas, et nad said teada, et Georgievski ringkonnas Solskaja ja Korjatševodskaja stanitsade lähistel on koos mägedega 7000 tiinu vaba kroonumaad ja et vaba maa on seal veel ühes sama ringkonna teises kohas. Kuid nad ei avalda selles palvekirjas kuigi nad ei avalda selles palvekirjas otseselt soovi sellele maale asuda, ilmneb järgnevatest sündmustest, et eestlased olid selle maa enda kasutusse saamiseks väga huvitatud. Palvekirja esitajate sõnul olid nad kehvast olukorrast ka siin Kaukaasia asevalitsejale esimest korda teada andnud juba 29. mail 1870 telegrammis ning kuna Stavropoli kuberner keeldus neile soodustusi ja toetusi andmast, olid nad sunnitud saatma asevalitsejale ka teise telegrammi 28. juulil 1870, millele nad said Kaukaasia asevalitsejalt tema peavalitsuse ja Stavropoli kuberneri kaudu vastuse, et nende palveid ei rahuldata ja kui nad ei soovi ka siin asuda, peavad nad vabastama maa ja otsima endale uue koha väljaspool Stavropoli kubermangu või nad saadetakse kodumaale tagasi. Oma kirjas palusid eestlased, et asevalitseja võimaldaks asuda neil kõigil kusagile sobivamasse kohta, kus nad saaksid
usukaaslastega üheskoos elada ja rajada lastele kooli. Samuti paluvad nad kas või väikest toetust ning soodustust maksu- ja nekrotikohustuste täitmisel. Tegelikult Georgievski linn koos selle ümbritseva alaga viidi juba 1868. aastal Stavropoli kubermangust Teresti oblasti alla. Selleks, et aru saada, kuhu siis eestlased ikkagi soovisid kirjelduse järgi asuda, ma olen pannud siia kõrvuti nüüd 2 kaarti. Üks on siis tänapäevane Google kaart, millel on otsingusse pandud Gorotševodskaja, sellepärast et seda Stanitsat enam eraldi ei eksisteeri, ta on nüüd Pätikorski linna osa. Ja siis vana kaart, mis on tollest ajast. Ja proovime nüüd neid võrrelda ja määratleda selle piirkonna ära. Nimetatud on Stanitsa Solskaja, et sellel kaardil isegi ei ole, aga ta asub sellel jõel siin. Näete, siin on Kuba on siin. Siis tähendab, kui need kirjelduse järgi soovisid eestlased asuda umbes sellesse alasse kusagile. Seda 29. mail 1870 asevalitseja saadetud telegramm ei ole arhiivis leida õnnestunud. Ja siin näeb olete ebakõla 28. juuli 1870 asevalitseja saadetud telegrammi sisuga, sel juhul oleksid eestlased pidanud saatma sama päeval ehk 29. mail 1870 nii Kazinkasse asumise palve Stavropoli kuberneri kui ka telegrammi Kaukaasia asevalitsejale ja samal ajal olid nad jätnud selle siin mainimata 12. jaanuaril 1871 asevalitsejale saadetud telegrammi. Seetõttu tundub usutav, et eestlased ise oma kirjas fakti ka eksisid ja 29. mail esitatud ainult palve Stavropoli kubernerile. Ja see õige kuupäev selle telegrammi on 8. juuni 1871. Kaukaasia asevalitseja peavalitsude departemangu saatis selle eestlaste palvekirja koos 11. juulil 1872 vahekirjaga edasi Stavropoli kubernerile. Tiflisis esitasid siis Madis Kurkus ja Tõnis Lipart 14. aprillil 1872 Kaukaasia asevalitseja peavalitsuse ülemale juba järgmise palvekirja, milles kordasid oma palveid asustada nad paremasse kohta ning saada maamaksu ja nekrotikohustuse soodustusi ning palusid peale selle ametlikult vastust oma eelmisele asevalitsejale saadetud palvekirjale, enne kui Kazinkasse tagasi pöörduvad, et nad saaksid anda vastuse kogukonnale, keda nad esindavad. Kuigi eestlastele järgnenud kirjadest võib välja lugeda, et ametlikku vastust nad ei saanud, on nad ise väitnud, et neile öeldi asevalitseja peavalitsuses, et otsus saadetakse Stavropoli kubermangu, ent seda ei tulnudki. Stavropoli kuberner Vlastov vastas 11. aprillil 1872 vahekirjale 1. mail, et eestlastele on juba 20. veebruaril 1871 nende esindajale Madis Kurkusele ja Petre Mellikoe kaudu edasi antud, et neil ei ole õigust soodustustele ning kui neil meeldi see kohti ja teiste talupoegade võrdsed tingimused otsigu endale ise mõni muu koht väljastalt Stavropoli kubermangu. Ühtlasi leidis Vlastov, et eestlaste uued Madis Kurkuse kaudu esitatud taotlused ei vääri tähelepanu ning võiks paluda Kaukaasia asevalitseja keelata neid edaspidi üldse esitata taotlusi kõrgemale ja kohalikule valitsusele ning neid hoiatada, et sellised taotlusi jäetakse rahuldamata. Ta lisas, et Madis Kurkus nimetab teiste eestlaste esindajaks, kes asusid omavolisest elama Kazinka maatükile Kazinkas külast umbes 6 versta kaugusele mäe alla ega allu Kazinka külavanemale ja Naguti valla valitsusele ega täida seadustest tulenevaid kohustusi. Ja lõpuks tegi Vlastov oma kirjas ettepaneku saada kõik, kes ei soovi neile teatatud tingimustel Kazinkas elada kodumaale tagasi, kui nad ei leia lähiajal endale uue elupaja väljaspool Stavropoli kubermangu. Sellele kirjale lisak saatis Stavropoli kuberner
1. juunil 1872 Kaukaasia asevalitseja peavalitsuse kirja, milles ta märkis, et Petikorski maakonna politsei valitsuse teatel ründasid 30 Kasinka-Podgorna elaniku odade ja teivastega 2 Vorostkolisavskaja Stanitsa kasakat sel ajal, kui need konvoeerisid 29. aprillil arreteeritud Negruti kohustustest kõrvale hoidvat dokumentida Mart Almani, kes vabastati kasakate käest ja peideti ära. Talupojad ründajaid välja ei andnud. Edasi on selles dokumendis kirjas, et kuna politsei ülema ettekanne järgi elab Kasinka-Podgornaja külas sisekubermangudest tulnud dokumentide eestlasi, keda külaelanikud varjavad ning kes ei allu politseile, andis politsei ülemale korraldusse minna relvastatud meestega Kasinka-Podgornajasse, et dokumentida isikud leida ja arreteerida. Seejärel lisas kuberner Vlastov, et peab vajalikuks asevalitseja peavalitsusele teada anda, et 31. mail 1872 tulid palvekirjaga tema juurde Kasinka küla sinna seaduslikult asunud kogukonna volitatud esindaja Joosep Tint ja Adam Sammel, kes palusid mitmesuguseid soodustusi, vabastust Negruti kohustustest ja maksude maksmisel möödunud korral Negrutist võetud talupoja Peeter Laari tagasiandmist kogukonnale ja Kasinka külale eraldatud maade vahetamisest teise maade vastu. Nad kaebasid selle üle, et Kasinka külale kuuluvate maade Kasinka-Podgornajasse omavaliliselt asunud inimesi ei maksa makse ega kogukonna raha ja on Kasinka elanikele koormaks. Ehk siis tüüpiline olukord, eestlased kaebavad võimudele eestlaste peale. Seepeale ja ühtlasi vastuseks kuberner Vlastovi 2. mai 1872 aasta kirjale ning seoses Kuurkuse ja Lipardi esitatud palvekirjale saatis Kaukaasia asevalitseja peavalitsus 31. juulil 1872 Stavropoli kuberneri asevalitsuse korralduse, millel oli alla kirjutanud peavalitsuse ülem Nikolai ja see järgmisest siis teatada palvekirja esitajatele ja nende volitajatele, et edaspidi neid keelatud võimudelt soodustust taotleda, sest nad ei ole selleks seaduslikku alust, ning hoiatada, et sellekohased palved jäetakse rahuldamata. 2. Teatada, et võimudel ei ole Stavropoli kubermangus muid sobivamaid maid nende asustamiseks. 3. Sundida neid eestlased, kes kuberneri hinnangu järgi hoiduvad kõrvale administratsiooni seaduslike nõudmiste täitmisest, neid nõudmisi täitma seaduses, et selleks ette nähtud vahenditega. Siin tuleb märkida, et see isik, keda seal taga otsiti või arreteeriti, kellel ei olnud siis tõenäoliselt passi, oli ilmselt liisualune negrut, kellele koduvalt dokumente lihtsalt välja ei andnudki. Järgnevad käsitlevad dokumendid peavalitsuse departemangu toimestust annavad tunnistust ühest vahejuhtumist, mis sai alguse sellest, et paljud Kasinka-Podgorna eestlaste pered täpset arvu dokumentidest ei nähtu, kuid arvatavasti oli neid tunduvalt vähem kui palvekirjas nimetatud 300 peret, kes lootsid saada loa ümberasamiseks Tereki oblastisse, asusid sinna omavoliliselt elama. Seda vahejuhtumit kirjeldasid eestlased 15. septembril 1872 aasta palvekirjas, mis oli esitatud 300 Eesti pere nimel ja mille oli alla kirjutanud Mart Kerstenstem, Jaagup Tomberg, Jakob Vatsel, Mihkel Rauk, Andres Reismann ja Mats Nahkor. Palvekirjas kirjeldasid nad kõigepealt oma rasket ja vaevarikast elu Kasinka-Podgornajas ning jätkasid siis vahejuhtumi kirjeldusega. 1872 aasta juuli algul lootuses, et neid lubatakse ümber asuda Kroonumaale Tereki oblastis Solskaja, Retševotskaja ja Stanitsade mägede poole Malka ja vasakul kaldal, kolisid nad perega sinna juba ära. Kuid vähem kui 2 kuu pärast tulid nende juurde umbes 300 kasakat ja tatarlast, ja tõenäoliselt siis nagaid, kes hakkasid neid hoiatamata peksma ja röövima.
need eestlased, kes vastu hakkasid, arreteeriti ning nende naised ja lapsed jäid kaitseta. Selle tagajärjel jäid nad osaliselt ilma varast ning nende elu oli ohus. Kelle käsul neid rünnati, ei tea nad siiani. Nad paluvad, et asevalitseja päästaks näljasurmast 300 õnnetut peret, eraldades neile elamiseks sobiva maatüki, võimaluse korral sellesama Malka jõe vasakul kaldal Solskaja, Koretševodskaja, Stanitsa mägede poole. Selle palvekirja andsid eestlased asevalitsejale üle arvatavasti isiklikult ja 1872. aasta septembris või oktoobris. Neil oli see võimalus, sellepärast, et asevalitseja oli läbisõidul Stavropoli kubermangul. Seda kohtumist eestlastega kinnitab Kaukaasia asevalitseja kiri kolleegiumi assessori Ivan Hatissovile, milles ta märkis, et tema läbisõidul Stavropoli kubermangus kaebasid Kasinka küla eestlased, et neile oli eraldatud maa, kus oli puudus veest, isegi joogiveest ning kohalikud võimud ei võta kuulda neile palveid asuda mujale, näiteks Kubanimaale, kus nad olid valinud endale uue elukoha, kuid neid rööviti, kui nad liikusid Kubani oblasti Stavropoli kubermangu. Samas kirjas andis asevalitseja Hatissovile korralduse sõita eestlaste juurde ja teha koha peal kindlaks, kui põhjendatud on eestlaste kaebused veepuuduse kohta ning kui need vastavad tõele, esitata koostöös kohaliku võimudega hinnang selle kohta, kas on võimalik eestlast Stavropoli kubermangust ümber asustada. Seejärel saatis asevalitseja peavalitsuse ülem Nikolai 4. novembril 1872 2 kirja Tiflisi kroonu palatile, paludes eraldada Hatissovile raha lähetuseks Stavropoli kubermangu, reisikuludeks postitõllaga 50 rubla ning päevakorteri ja toiduraha kokku 130 rubla. Peavalitsuse departementu toimikus on teatis, mis kannab kuupäeva 24. oktoober 1872 ja mis on antud ülevaade, kus on antud siis tegelikult ülevaade kogu sellest aastatel 1866 kuni 1870 Stavropoli kubermangu jõudnud eestlaste rühmadest ja nende asjaajamisest kubermangu ametiasutustega. Seal hulgas on nimetatud hiljutist 300 Eesti pere nimel esitatud palvekirja. Seda on kommenteeritud nii. Nende perede hulgas on ka need, kelle kuberner on soodustuste küsimuses juba vastanud. Need 300 peret on asunud omavoliliselt elama Kasinka maatükile 600 vörsta kaugusel Kasinkast. Ei tunnista Kasinka külavanemat, on valinud enda hulgast ise külavanema ning ei täida Kasinkas külavanema ega Naguti vallavalitsuse korraldusi. Seepärast on Stavropoli kuberner teinud ettepaneku saata nad kodumaale tagasi, kui nad ei leia endale uut kohta väljaspool Stavropoli kubermangu ja sellest on neile teada antud juba 1871. aasta veebruaris. Nähta vastavasti koostati see teadis asevalitseja või Hatissovi jaoks enne tema lähetust. Asevalitseja peavalitsuse departement saatis 9. novembril 1872 2 kirja. Ühest teatati Stavropoli kubernerile, et Kaukaasia asevalitseja saadab oma ametniku Hatissovi koha peale eestlaste olukorda uurima ja peavalitsus palub anda Hatissovile, kui ta seda soovib, saatja ja aidata tema ülesannete täitmiseks. Teisest teatatakse Kubani oblasti ülemale, et Stavropoli kubermangu saadetud ametnik peab selgitama välja, kas eestlaste kaebustel on alus. Kuigi siin on Kubani, sest tegelikult see vahejuhtum leidis aset hoopiski Terekis ja jälle talupojad olid eksinud. Mida Hatissov koha peale tulles leidis ja kuidas ta olukorda üritas lahendada, sellest räägime juba järgmisel laengul. See on väga väärtuslik materjal, mis näitab, kuidas eestlased seal sel ajal elasid. Vaatame nüüd, mida kirjutasid siis ajalehed sellest sündmusest. Kas see üldse leidis kajastamist Eestis ajalehtedes. Ja jah, tegelikult 1873. aastal 29. märtsil avaldas Pärnu Postimees
loo selle kohta, aga hiljem selle kirjutas ümber ka Eesti Postimees. Ja selleks, et ma ei kokutaks seal iga sõna koodikirjas, proovimegi lugeda seda Andres Aule lehelt juba ümber kirjutanutuna. Kõigepealt siis Pärnu Postimehest on siin ainult algus, aga hiljem siis 2. mail 1873 avaldatud Eesti Postimehest. Ja see siis on siukse eessõnaga, et välja rännanud eeslastest, et neid igal pool mitte halja oksa peale ei saa, on ju ammu tuttav, aga kurblik lugu seal juures on, et nemad oma häda ja viletsust ikka enamista ise oma kaela tõmbavad. Seks leiame Pärnu Postimehest üht numbriks jälle tüki, mis mitmele peegliks silma ette võiks pandud saada. Ka Sinka külast kirjutatakse Pärnu Postimehele. Ja siis kiri ise. Küllap mäletad veel neid 3 leibkonda, kes aastal 1868 Pärnu kihelkonnast ja Sauga vallast väljarendamise otse Kaukaasiamaale Stavropoli kuberganguga Sinka külasse, kuhu Jumal meid tervisega aitas ja kus me praegu elame. Kuni 1800 need 3 peret on täpselt need, mida ma seal alguses tabelis viimasena näitasin ja isegi mainisin nende nimesid Sauga Valgast ja üks nendest oli Peeter Mellikov ja arvatavasti tema oligi selle kirja autor siin, kes saatis selle Pärnu Postimehele. Aga loeme nüüd edasi. Kuni 1871 aastani tuli igast servast veel rahvast juurde, nõnda meid siin juba ligi 300 leibkonda elamas. Vanaka Sinka küla ei jõudnud meid kõiki oma sülle võtta, seepärast asusime endid sealt 5 versta eemale ja tegime enesele uue küla, aga see maakoht kuiv, seepärast meil ka alati suur veepuudus. Ja siis ka see alati meie soovimine olnud. Uut ja paremat kohta otsida, aga sealt alamad kohtud seda ei lubanud, vaid ütlesid, et kroonul enam maad anda pole. Seepärast läksivad siis 2 meie seast 2 meest Tiflisisse linnas suurvõrsti palvele ja tema käest küsima ja olivad selle tee peal ka ühe koha näinud, mis nende meele järele olnud ja seal ka seda maa kohta nimetanud ja endale küsinud. Aga et raha kasin oli, mis ka seal uhkes linnas oleksivad elada võinud ja aeg igavaks läinud lubakirja oodates, et oleksivad võinud asuda. Seepärast palunud nad ühe väikese tunnistuskirja kaasa, mis külale tunnistuseks võiksid tuua, et nad seal käinud ja et rahvas oma rumalusest, sest õiget aru ei saanud. Vaid ütleksivad, et sest on küll, et meil aga üksi kirid käes on, sellega võib minna küll, las keegi neid keelama, siis sai veel tublisti sõimata, et püdi sellega rahul olema. Kiitsivad pealegi, et siit kohtud ei võivad neile keelata, aga meile midagi teha, kes ajab üht nii hulka rahvast sealt veel ära. Kuid kui kord lähme, siis lähme seal ja see võimuse ja rumaluse seest läksivad. Nemad nii ülemeelseks, et nad enam ei pidanud pühasid omal ajal, et tuletasid ka selle mitte meelde, et üks, kes ütleb ilma minuta ei või teie üksi teha. Suitse keskmisel pühal läksid nad kokku nõu pidama, millal minema hakkavad ja nõnda läks see mitu päeva edasi, kuni viimaks 14. jaanikuupäeval suurem osa kõik ära kraami, naiste ja laste ja elajatega, nagu Iisraeli lapsed Egiptuse maalt teele läksivad.
85 vesta Kasinkas eemal Petigorski linna kõrval vastu Lumemäge uue koha peale ja et siis siin maal just paras heinaaeg käes oli, jäivad mõned, kes seda asja naeruks panivad vana koha peale paigale oma tööd edasi tegema. Et vaesed, kes ära läksivad, saivad kohtu poolest suure trahvi mõistetud. Asi tuuris paar nädalat, kohtud otsisevad nende käest selget lubakirja, aga ei saanud vaesed aga kusagilt. Ehk küll Stavropoli ja Petigorski vahet sõitsivad kuni viimaks 29. jaani kuupäeval. Kõik see rahvas, 102 leibkonda seal lageda taeva all vangi pandi. Tatari kasakad püssi ja vägedega ümber ei kuhugi ei pääse ja nõnda olivad neil siis ilma tellimata toapoissid 3 nädalat, kes hoolega neid üles passisid ja et mitte liiale süüa ega juua ei saanud ja viimaks, kui nähti, et ühtegi otsust ei tulnud, siis võeti see vana trumm, kellega Prantsust Moskvale saadeti kätte ja kelle jalad veel ei teadnud, kus see Kasinka poole läks. Selle juhatas kasaka plett ja niisuguse rutuga, et ei olnud kellegi aega vaadata, kuhu ta kraam jäi ja kui ükskord Kasinka välja saivad, siis küll õigust öelda, et hale häda ja kuulda, et nad küll trahvi alla olivad mõistetud, näpuga pidime naeru kinni pidama, kui mehed oma häda eest oigasivad. Ühel olivad kanad kadunud, mõnel lehm vigaseks löödud, mõnel härg pimedaks pistetud, mõnel selg kasaka pletist triibuliseks löödud. Ühel oli 10-aastane poeg kadunud, mis rutuga sakslaste külasse oli maha ununenud, mis aga paari päeva pärast jälle üles leiti. Selle suure mässamise läbi oli ka mitmed tõeste suure häda sisse langenud, sest neile pole suudeid majas ega heinakõrt loomadele ette anda, sest et just paras tööaja hulgudes ja mässates ära viitsivad. Ei saanud oma vilja õigel ajal korjata ja heina kokku panna. Hale ja põlastamise väärt on see küll, aga kes võib seda enam parata? Ja nüüd märtsikuul on meil jälle uus koha peale midek käes, saab näha, mis tants sellega tuleb. Selle loengu lõpetan kõrvalpõigega telegraafi ajalukku. Kui nägin arhiivi dokumentidest, et talupojad Madis Kurgus ja Tõnu Lipart saatsid Stavropolist telegrammi Kaukaasia asevalitsejale Baršomi ja Tiflisi ja nägin nende telegrammide koopiaid, tekkis huvi, mis ajal telegraaf Eestisse ja Kaukaasiasse jõudis. Hakkasin otsima infot. Kasutasin selleks isegi huvi pärast järgmist inimkonna arengut mõjutavat tehnoloogiat tehisaru, kes paraku veel ei osanud aidata ja tema vastused küsimustele ei saanud mitte usaldada. Tegemist oli tehnoloogia arenguga, mis muutis maailma, aga sajand hiljem on usaldusväärse info leidmine paras pähkel. Kuid leitud teave osutus siiski põnevaks ja seepärast jagan seda teiega. Väidetavalt sai telegraaf alguse sellest, et Samuel Morse ei jõudnud oma naise matustele, kuna sõnum jõudis temani liiga hilja ja siis ta otsustas pühendada ennast sõnumite edastamise kirjendamisele. Tema esimene edukas telegraafi ühendus käivitus 1837. aastal Ameerikas. Üllataval kombel muust maailmast maha jäänud Venemaad saab pidada üheks telegraafi tehnoloogia arendajaks, seda muidugi tänu sakslaste ajudele. Venemaal elanud diplomaat ja amatöörfüüsik Pavel Schilling ehitas 1832. aastal enda kodus esimese telegraafiliini. Tsaar Nikolai esimene külastas Schillingut ja hindas leiutise potentsiaali. Tsaaril oli ju vaja kiiret sidet suure maa-ala üle valitsemiseks. Seepärast jälgis ta uusi tehnilisi lahendusi, mis teda aidata võisid. Ta tegi Schillingule ülesandeks ehitada liin Peterhofi ja Kroonlinna vahel, kuid Schilling suri 1837. aastal. Tema järglaseks telegraafi arendamisel sai Venemaale elama asunud Preesimaa päritolu Boris Jakobi. 1840. aastate alguses rajas ta telegraafiliinid, mis ühendasid
Talve palee, peastaabi ja Tsarskaja Seloga. Tsar ei säästnud raha leiutistele. Jakobi sai arendamiseks tolle aja kohta meeletult suure summa 50 000 rubla. Venemaa tellis telegraafiliinide ehitustööd Saksa-Inglismaa, tegelikult täpsemalt firmalt Siemens & Halske. Tema asutasid von Siemensi perevanemad pojad Ernst Werner ja William, hiljem Sir Charles William. Nende kompanjoniks oli Johann Georg Halske, tehnik- ja tehnoloogia spetsialist. Esimene telegraafijaam Venemaal alustas tegutsemist 1. oktoobril 1852 Nikolai raudteejaama hoones. Teate saatmine maksis 15 kopikat pluss iga sõna kopikas. Linnadevahelised sõnumid olid kallimad, telegraafi kasutamine oli algusest peale lubatud kõigile sõltumata seisusest. Telegraafi muuseas kasutati kellade täpseks saamiseks raudteel. Talvepaleest igal hommikul saadeti sõnum kell ja selle järgi seati aeg jaamades. Nikolai esimene hoolega jälgis telegraafi arengut ja kui 1844. aastal Jakobi tahtis avaldada artikli, siis ta ei andnud sellele nõusolekus ja salastas 15 aastaks uuringud. Ta hoolitses selle eest, et telegraaf oleks valitsuse asutuses. Ta korra lubas ühele Riia firmale eratelegraafiliini ehituse, kuid mõtles hiljem ümber. 1854. aastal Venemaa liinid ühendati Preesi ja Austria liinidega. 1860-1870 ehitati Venemaal massiliselt raudteid, kuid samal ajal ehitati välja ka 16 000 versta telegrammiliine. Edasi tempo kiirenes veelgi ja 1880. aastal oli juba 150 000 versta liine ja saadetud oli 33 miljonit telegrammi. Eestis võib telegraafi algust lugeda 1855. aastast, mil ehitati esimene ühejuhtmeline telegraafiliin Tallinnast Narva kaudu Peterburi. Samal aastal pandi Tallinnast telegraafijaamast tööle esimene Morse telegrammi aparaat. Teine pikem telegraafiliin ehitati 1857. aastal Tallinnast üle Pärnu Riiga. Pärnus avati telegraafijaam ja ehitati haruliin Haapsalusse. 1863. aastal ehitati telegraafiühendus Tartust üle Valga Riiga ja Valgast avati ka telegraafijaam. 1864. aastal rajati telegraafiühendus Tartu Jõhvi Narva vahel, millel 1866. aastal tehti veel haruühendus Rakvere postkontoriga. 1867. aastal ehitati telegraafiliin Pärnu-Viljandi vahel, 1872 Tartust Võrru, 1875 Pärnust Kuressaarde, 1883. aastal paigaldati Tallinna ja Pärnu vahel veel üks juhe, mis ühendati ka Marjamaal avatud telegraafijaamaga. Eestis kõikides telegraafijaamades olid kasutusel Morse tüüpi telegraafiaparaadid, ainult Tallinn-Riia ja Tallinn-Peterburi ühendused, kus telegrammide arv oli suur, võeti kasutuse vahepeal leiutatud kiired Hagessi tüüpi tähti trükivad telegraafiaparaadid. Andmed selle kohta, millal ehitati telegraafiliinid Kaukaasias, on tegelikult vähe. Ühtedel andmetel telegraafiliin Stavropoli ja Tiflisi vahel rajati 1856. aastal, teistel andmetel 1863. aastal. Üldiselt telegraafiliinid Eestis ja Kaukaasias on ehitatud samal ajal ja olid osa Venemaa laiemast telegraafivõrgust. Siemensi monopol ärritas saari ja 1866. aastal juba siis tsaar Aleksander II käskis kasutada liinide ehitamiseks ainult kodumaiseid tooteid, välja arvatud aparatuur, mida Venemaal ei toodetud. Siemens ehitas Sankt-Peterburi kaablite ja elektrotehnika tehased. Ainult raudtee erakompaniid said õiguse ehitada raudtee side jaoks oma liine. Nii said raudtee ja telegraafi liinide ehitus käsi käes, ainult Siberis läks vastupidi.
telegraafiliin tekkis 30 aastat enne raudteed. Koos telegraafiliinidega tekkis uus amet, telegraafist, ja 1880. aastal oli avatud juba 12 kooli, kus seda ametit õpetati. Algul telegraafis töötasid palju aadlikke, aga vajadus suurenes ja seetõttu 1865. aastal lubati naisi telegraafistidena tööle. Aga kuidas ikkagi tulid esimesed talupojad 1870. aastal selle peale, et kasutada telegraafi telegrammi saatmiseks asevalitsejale? Kahjuks sellele küsimusele vastust leida ei õnnestunud. Ühe huvitava tähelepaneku siiski saab välja tuua, nimelt 1871. aastal saadetud telegrammi all on kirjas Verna obertelegrafist Lippard. Ehk siis õige, mis tähendab kontrollitud, vanem telegrafist Lippard. See on huvitav leid seetõttu, et Stavropoli jõudis 1870. aastalt Põltsamaa kihelkonnas Tapiku vallast üks talupoeg Tõnu Lippard koos naise ja pojaga. Kuid personaalraamatus on tema nime juures lahkumise kohta küll kirjas Siberian, aga selliseid vigu esineb ikka. Kas tema võis olla väljaõppinud telegrafist? Seda tegelikult välistada ei saa, sest Tartusse rajati esimene telegrafistide kool 1868. aastal. Kuid ei tahaks seda väga uskuda, sest ta oli sel ajal juba 36-aastane ja pereinimene. Poeg Nigul sündis 1865. aastal. Seejuures tuleb veel lisada, et nähtavasti oli ta kirjaoskaja ja kuna palvekirjade kirjutas ta alla ka teiste kirjaoskamatute eest, nähtavasti valdas ta mingil määral ka vene keelt, miks muidu sõitis tema just Tiflisi või Boršomi koos Madis Kurkusega. Kas just vene keele oskuse tõttu on telegrammi alla lisatud tema nimi, mis kinnitab, et tema on saadetud teksti õigsust kinnitanud. Kuid miks vanem telegrafist? Kas on võimalik, et ta töötas Stavropolis telegrafistina? Päriselt seda välistada ei saa, kuid andmeid selle kohta ka ei ole. Kas vanem telegrafist Lippard oli keegi teine, kelle abi Tõnu Lippard ja Madis Kurkus telegrammi saatmist kasutasid? Ei tea, need küsimused jäävadki lahtiseks. Tõnu Lippard ja tema pere jäljed Kaukaasias kaovad üsna peale seda. Veel veidi telegraafi ajaloost. 1860. aastatel ehitati telegraafiliin Euroopa ja Ameerika vahel. Kuid esimene transatlantiline liin töötas ainult 3 nädalat ja siis purunes ookeanis. See sundis 1864. aastal teha ettepanekut ehitada liin läbi Alaska. Selle liini ettevalmistamiseks kulutati väga palju raha, $3 miljonit. Aga kuna 1866. aastal transatlantiline kaabel saadi töösse, siis see projekt lõpetati. Kuid selle tulemusena tekkis Ameerika läbi uuritud Alaska territooriumi vastu huvi ja ta tegi ettepaneku Venemaale see maha müüa. Ja teame, mis siis sellele järgnes. Lõpetuseks räägin veel ühest oma aja pikimast ja olulisemast telegraafiliini ehitusest. Seda põhjusel, et sellel on seosed Kaukaasiaga ja Kaukaasia eestlaste tuttavate paikadega ja selle käigus püstitatud poste on ilmselt ka kõik isegi näinud, kes on Kaukaasias käinud. Nimelt, 1866. aastal pandi alus Indo-Euroopa telegraafiliini ehitusele. Seda nimetati isegi 8. maailma imeks. Briti impeerium vajas kiiret ühendust oma suurema koloonia Indiaga. Liin väljus Londonist, Lowestofi sadama piirkonnast, läbis Euroopa läbi Berliini, seejärel läbi Venemaa territooriumi Varssavi, Žitomiri, Odessa, Nikolaevi, möödudes Perekopist ületas Krimmi, läbi Kertši väina jõudis Kaukaasiasse. Edasi, läbi Temrjuki, Ekaterinodari, Tuapsee, jõudis rannikule Tšupka piirkonnas, läbi Sotši, Gagra, Suhumi,
Tbilisi, Jerevani, Pärsia piirini, Pärsiast läbi Tabriisi, Teherani, Busheehri, pidi jõudis Pärsia lahe rannikule, ületas selle Karachis ühendada India valitsuse kaablitega ja Hindustani idarannikul jõudis Bengaali laheni. Kogu liini pikkus oli 11 000 kilomeetrit. Siemens pidi saama selle eest 450 000 Briti naela ehituse ja 34 000 naela igal aastal ülalpidamise eest. Mõned faktid veel. Iga telegraafiposti ümber 3 ruutmeetrit maad oli Briti omand. 6 millimeetrise vasktraadi riputamiseks kasutati 70 000 posti. Vene impeeriumi läänes, Poolas ja Valooni piirkonnas kasutati postideks kuuske, lõunas paigaldatud rasked tammepuidust postid. Kaukaasias ja Pärsias olid postid malmist, valatud Inglismaal Siemensi patendi järgi ja nende alusel olid vastavad märgised. Venemaa territooriumil oli igal postil 3 patenteeritud kellakujulist keraamilist isolaatorit, 2 Indo-Euroopa telegraafi juhtimise jaoks ja 1 siseliini jaoks. Metallist kinnisdetailid tsingiti. Lisaks ehitusele tuli vendade Siemensitele leiutada uus telegraafi aparaat, mis suudaks signaali pikema maa vahelt vastu võtta. Uueks suureks probleemiks, üheks suureks probleemiks liini ehitamisel oli Kaukaasia lõik, mis oli alles hiljuti Venemaa territooriumiks saanud. Selle ja ka Pärsia liinil rajatavate brigaadide valvamiseks palgati relvastatud ratsaeskort. Siemens ja Halske asutasid liini ehitamist 1867. aasta novembris. Paistab, et firma omanikud, vennad Werner ja William kaasasid ehitusse ka teised vennad. Kui palju 7 vennast selle projektiga seotud oli, on raske öelda, aga mõningate andmetel 5. Kuna neil olid topelt nimed ja Venemaal kasutati vaid ühte neist ja teinekord mitte esimest, vaid teist nime, siis esinevad palju segadust. Vennad käisid ka Kaukaasia ehituse eri etappidel ja mõningate peamiselt Venemaa allikate andmetel 2 neist jäid siia piirkonda igaveseks ja on maetud Tiflisi kalmistule. Kinnitust sellele saksa või ingliskeelsetest allikates leida ei õnnestunud. Geni.com kirjed paistavad ka ebatäpsed olema, aga 2 venna, Ludwig Georgi ja Otto surma aastaks on märgitud 1871, mis oli selle liini ehitamise aeg. Otto nime allikates tegelikult kattub. Ettevõtet juhtis Londonist William ja Peterburis Karel. Vennad käisid ka Abhaasias. Ansor Aguma raamatus Old Sukhum on märgitud, et Siemens ostis esmalt krundi, kuhu 1869. aastal ehitati Inda-Euroopa telegraafikontor. Väidetavalt esialgu läbi matuteks peetavateks piirkondades pandi Kaukaasia lõigus kaabel mööda merepõhja rannikul. Kohe peale tööde lõppu maavärina tõttu kaabel purunes. See õnnetus seadis ohtu telegraafiliini käikulaskmise tähtaja, seepärast otsustati liin rajada ikka kaldale postidele. Kohati tuli see rajada lausa kalju otsa, nagu näiteks Sandripše-Kagra lõigul. Selleks puhastati Piki-Kagra mäenõlva lai koridor. Liini ehitamiseks oli vaja palju töölisi, kuna tähtaeg oli lühikene. Tööliste leidmiseks tõstis Carl Siemens ehitajate palku ning maksis suure summa heliloojatele telegraafioperaatorite marsi eest. Lühikese aja jooksul muutus see marss Austria-Ungaris populaarseks, mis võimaldas värvata vajalikke töölisi. Kaabli mööda rannikut vedamine andis tõuke Musta mere ranniku piirkonda arendamisele. Näiteks Sotši ehitatud telegraafijaam oli esimene selles läbimatu loetavaks piirkonnas. Esimene telegraafi teate Londonist Kalkutasse edastati 28. jaanuaril 1870. aastal. See sõnum kandis Briti hümni sõnu ja telegraafioperaatori palgatariife. Ülekanne võttis 28 minutit.
Liinitöö oli katkestatud mitmel korral. Esimest korda Vene-Türgi sõja ajal 1877–1879, kus hävitati büroohoone Suhumis liiniposte ja juhtmeid. Pärast sõda taastati nii telegraaf kui kontor. Revolutsioonile järgnenud kodusõja ajal Venemaal inglased peatasid telegraafi, et salajane info ei lekiks. Nõukogude võim alguses algatas töötajate streike, hävitas liini, kuid hiljem leppis omanikega kokku selle liini taastamisel. Telegraafiliin suleti ametlikult 1931. aastal. Tänaseni on Krimmis ja Kaukaasias säilinud 1860. aastatel püstitatud Inno-Euroopa telegraafi postid ning Simferoopolis ja Suhumis ka telegraafi hooned. Suhumis on säilinud uus 1912. aastal Indo-Euroopa telegraafi kontori hoone Pšuhua tänaval, see on praegu elamaja. Mõned pildid nendest postidest õnnestus internetist leida. 2019. aastal Kagras püstitati huvitav mälestusmärk sellele telegraafiliinile.